Saad aru, kus kuradi tunne oli niisugune, et liigub, aga siis läks vähe roolimiseks, läks vähe käest ära. Hakkas näpu vahelt ära minema ja sai lõpus gaas maha lastud, aga tead, tunne on hea, et mootor töötas laitmatult igal juhul. Ma juba ootan, mis logi näitab. Ütleme niimoodi, et ma hoidsin lihtsalt meelega veel peal pohul ja ennem lõppu lasin maha, sellepärast siis ma vaatasin, et kiirus on nii hull ja hakkas kuradi kiskuma seina. Stardiosa oli jah. Ja seda ma kuulsin, aga mis 60 jalga? 1-1. Et ta nagu läks laisalt ära ja siis ärkas niimoodi, et kuradi paha hakkab näes. Ja siis lõpus vaatasin, et enam ei mahu rajale ära ja siis hakkasin seda varju taga, oleks seest kaameral oleks ägevalt. Ei saa seda kangi kätte, ei ole harjunud. Ja siis sain selle kangi kätte ja siis täiesti pekkis. Et läks ikka roolimiseks, jah? Libe oli. Rada on ikka täis pask veel. Selles valguses, et libe on, siis ma tegelikult huviga ootan, et kuidas meie rahvuskaaslane Mustangiga Andres sõidab, et tegelikult on päris jama, et tal on hetkel ilmselt see sama seade peal, millega ta käis Tirpis testimas, aga see siin on ohtlik, see on 100%. Natuke läheb aega, et kui see rada nagu heaks läheb. Aga lähen piilume. Jumala risti. Ainult tosk oli, ma ei näinud sinna midagi. Keskele põmm lihtsalt läks ära. Ma sinna jooksin, siis ta oli juba nagu sirgeks ennast enam-vähem ära saanud, aga libe on vist. Pagana libe oli. Teise käigu pani läks täitsa käest ära, pidin maha laskma. Päris kule. Oli vähe libe või? Jah, nii ägedat pöörauti pole ma kunagi veel teinud. Kuredi, keegi võiks vett panna teinekord, lükkas kohe minema autole, täiesti hakkas lappama. Aga ei, piisas. Aga lihtsalt, aga sa ei vaadanud, kui sa läksid minema ja hüppas ära, sa läksid gaasi maha. Kui minema läksid, siis nagu ei oleks üldse tee peale vaadanud. Läks ja siis sa ehmatasid. Ei, siis läks ringi, nagu teine käik tuli, lõi ringi ära. Ei, sa ise korrigeerisid, me vaatasime kaamera, oli suurt video. No natukene hea, aga ma ütlen, et ta lõi nagu teise käigu oli järgi, nii oli ringi. Siis tuli power taha. Jah, ja oligi kõik. Praegu ei saa, keegi ei saa maha. Pamp ei liigutanud üldse, eks ju? Pamp ei töötanud. Jah. Seda tuleb juurde panna, praegu on 50. Praegult oli 0,5 või 0,6. Lahe, esimene start tehtud. Emotsioonid laes, lähme varsti uuesti. High-tech drag auto kuradi seadistamine. Väikse arva ära, mis ma teen. Ma pigem küsin, mis selle viga oli? See oli lihtsalt liiga madal ja mul vaatasin pildi pealt oli nagu kuradi inetu vaadata. Tegelikult on selles, et Tõnis logist vaatas, et 200 meetri peal umbes, siis kui meil oli see tipphetk, tagumik tõuseb, mitte ei lange. See tähendab seda, et meie auto kereid aerodünaamika ei tööta, aga see võib olla sellest, et ma ju siia tulles natuke vähendasin seda survejõudu siin tagatiiva peal, nii et ma nüüd parandan selle vea, taastan selle vana oleku ja järgmises sõidus on näha, kas mina keerasin auto tuksi või Tõnis.
Tegelikult ega meil ei olegi palju muutusi, ma tahaks niimoodi, et saaks stardis nagu rohkem istumada võimsuse ja teiseks on see, et me jääme lihtsalt lootma, et rada võtab paremini vastu, et vaata nüüd on nagu paar tundi mööda läinud, need on liimi pandud ja on sõidetud ka päris nagu mitu ringi. Võib juhtuda, et äkki rada peab paremini, eks mul on jälle võimalus gaast tõsta, eks ma tõstangi jala kui vaja on, aga see seal lõpus külg ees lasta ei ole üldse lõbus, see on päris karm. Täiesti ringi, peame hakkama 4 linki muutma. Natuke peame istuma, ta on liiga jäikas. Liiga jäikan, jah. Puut tuli ilusti üles, ei taha kuusida. Aga pump endi. Kohe stardis lasi järgi jälle. Gaasi lasi järgi kohe stardis. Esimene koll. Peale burnout'i või ei töötanud, vaata. Stardis läks ringi ka. Ei ole hullu, järgmise teeme varem. Pidamine on 0. Ma ei saa aru. Stardis kohe ringi. Lasime maha ja tegin uuesti, aga midagi siit ei tulnud selles suhtes, et ma ei tea, mis see rajaga toimub. Ma ei tea, kuidas teistel läks, Villerist läks ka nahku natukene praegu. Kus läks kuradi tire seik ikka, jupp. Kana üldse tal ei jäi avatigi, et ostati oli kinni, astasel oli täpselt sama. Aga ei spuulinud ülesse ka? Teine puhul, saab oluliselt reaktsiooni võtta või? Tahtsin proovida, et kuidas ta jõuab või ei jõua, aga Üldse ei jõudnud. ja siis, kui üles puulis, siis läks kohe ratas niimoodi ringi ja oli kõik. Võtsin kohe maha, midagi, ma ei näinud enam mitte midagi, võtsin pildi eest ära. Ma kuulsin pauku, vaata, sellepärast. Ei, see oli sellepärast gaasi lasin maha. Gaasi lasin maha ennem, kui jõudis pööre üles ja siis tegi paugu. Vasak oli parem ja nüüd läheme uuesti kui vasakule. Teeme ruttu ära ja läheme ruttu. Et ma tahaks veel seda vaadata, et natuke läheme õhtul seda preespuuli pööret. Nii 4000-ga nii läheb. Juba 0,2 barri vaata, kui ma lähen ennem kui ma lähen. See on tal jah. 0,3 on vaja tekitada, söös nagu tõstame natukene veel pööret. Tõstame veel 200 pööret. 200 pööret tõstame. Ma proovin nüüd vasaku raja peal ka, et seal oli ennem parem. Et kui saaks, nüüd läheb, kui saaks kohalt korralikult minema, vaata, et sa saad nagu autol kaalu, saad taha otsa peale, siis tal tekib ka pidamine. Praegu hetkel ei olnud mitte mingit pidamist, sellepärast et ei saavutanud seda turborõhku, millega startida. Seadete mõttes? Seadete mõttes me tegime väiksed nipet-näpet muutused. Mõnes kohas kütust, mõnes kohas süüdet ja see, et ma juba stage'in nagu natuke suurema pöördega, et vaatame, kuidas siis jõuab, aga nüüd ma igal juhul ootan ära selle, kui pööre on õiges kohas. Väga hea. Start oli lahe, aga muidu kõik on väga hea. Käed värisevad. Start oli lahe, aga muidu kõik oli väga päre. No läheb juba paremaks, aga kuhu saab. Rada oli, siin oli hea. Suss naksus ikka. 315 ikka tuli peaaegu peale. No boost'i ei olnud lõpus enam, aga selles mõttes küll ta tuleb.
Tegelikult läks otse ka. Stardis on veel jõudu vähe, aga sõidumoodi oli ta küll juba, et ta nagu vedas. Ainuke hirm oli see, et sogur oli mul täpselt siin ja ma ei näinud, kuhu ta kaldub või ei kaldu. Mis hääl see on? Midagi hullult kõriseb. Lükkame, vaatame sealt. Otse ei olnud küll mingit hääl. Kõvasti. Ega kutsuti see? No keera. See ei olnud siuke hääl ju? Oota. Ennem lendas ka seal sees midagi, äkki on piduri või seal vahel. Kivid on need siin. Piduri vahel on kivi või midagi, jah? Või siin rummu sees oli. Hakkab tasapisi tulema. Kolmas sõit tehtud, läks päris hästi. Enam-vähem 1.09.60 jalga ja 7.0. Aga ikkagi rada ei tööta veel, aga hakkab looma. Et vähemalt ta enam nii palju auto ei ujunud. See on nagu hea. Ja kõik töötas nii nagu vaja, et proovime nüüd, võtsime natuke jõudu maha, et proovime uuesti juurde panna, et äkki nüüd jõuab järgmise ringiga kuuta ära, et põhiliselt see ilm nagu kestaks seda asja vastu ja päike teeb oma töö. Saime siis kolmanda sõidu tehtud. Start oli juba palju paremgi, et see esimese teise sõidul siis parempoolne radas oli ikka väga libeg, et Andres sõitis, läks tal kohe startides ratas ringi. Meie startisime põhimõtteliselt peale teda, läks ta meil ka siis ratas ringiga. Nüüd siis vahetasime raja poolt, läksime vasakule rajale ja seal oli nagu pidamine paremgi, et saime vähemalt täiskaasiga lõpuni sõita. Aeg ja kiirus paranesid, aga meil niisugused väiksed probleemid ikkagi on. Uued turbod on natuke suured meile, aga küll me nendest väga jagu saame. Kus kurat? See oli praegu lahti, jah. See sama ju mõjutab küll. No siit tuleb ikka välja just kõvasti. Arvad, nii palju tuli või? No ei tea, nii palju. No midagi ikka tuleb. Siit tuleb 2. august, kui see on lahti, siis tuleb 8. öösumist. Ja see äkki oligi kogu aeg meil lahti, äkki puulis ka sellepärast. Seda küll, jah. Jah, sellepärast tuligi nii raskelt tuleb. Ei ole, ma enne vaatasin neid, katsusin neid veel. Seda ka või? Jaa. Millal enne? Enne eelmine sõit oli. Äkki vaatasid üle-eelmine sõit? Ei, ma vaatasin enne, just vaatasin üle pealt ja vaatasin neid veel. Me siia Sarviku viimasest sõidust läks siin käidi voolik lahti, et paneme pimedaks. Siit me hommikuti käivitasime, aga sõit on teistmoodi käinud. Üks lood veel. Keela nüüd. Kontrollisime pidurit. Pidurid teevad niisugust imelikku häält, nagu oleks peal, aga tuleb välja, et 300 pealt pidurdad, siis piduriklots lähebki kuumaks ja jääbki natuke peale vahest. Alati üks ja sama süsteem, mis ei eksi kunagi. Et ikka väga hästi lahti tuleks. Tegime selle nitrotüüsi veidi suuremaks, sest et meil on selle steitsimise käigus vaja turborõhk üles saada, aga see tuleb liiga aegselt. No muidugi täna ma ei tea, praegu hetkel ma ei tea, võib-olla tuli sellest lekkest, sellepärast tuli aegselt. Kui keegi küsib, kui suur tüüs meil on, mitu hobujõudu, siis me ütleme, et me ei tea konkreetselt ja meil on see 2,5 puuriga läbi puuritud. Arvutagu ise.
minutit praegu line-upis ja ilmataat tegi väikse vipka alles. Tegelikult ei ole erilist vihma, aga vaata sellised üksikud vihmatäpid, aga see rada läheb väga libedaks ja üleüldse, nagu kuna rada ei olnud nagu kõige paremas korras, siis vesi seda nüüd paremaks ei tee, nii et ma arvan, et see oli õige otsus, et nad katkestasid ära. Et Eesti päev vist saab läbi tänaseks.